ja armu ja rahu. Mul on ka hea meel, et ma võin täna siin olla. Ja üks asi, mis issand rääkis mulle, kui ma siin olin viimane kord, sest on siis juba vist äkki 2 nädalat tagasi või, aga ühel reede õhtul igal juhul. Kui ma siit ära läksin ja magama läksin ja siis ise näitas ühe unenäo. Ja tegelikult see, mida me täna juba oleme kuulnud, et me peame oma astjat puhas hoidma, oma koda, oma templit puhas hoidma. Ja see oli siis niimoodi, et mina olen oma lapsepõlve kodus ja meil oli magamistuba teisel korrusel, eramaja oli teisel korrusel. Ja seal oli nagu ikkagi soe aeg, kui aken oli lahti. Ja nüüd unenäos oli ka aken lahti ja järsku teise korrusel sees selline koljat. Siuke vaim. Ja siis ta läks, see vastas aken on siin ühe külje peal ja uks oli teise külje peal. Ta ronis sinna ukse juurde ja rabas ära selle võtme, mis oli seal ukse ees. Ta ei tulnud mulle kiusama, vaid tahtis ta võtit saada endale. Me teame seda, et kui meil on võti, siis me oleme selle koja omanikud. Kui meil on autovõti, siis me võime seda autot kasutada. Kui meil antakse kätte korteri võti, see tähendab, see korter kuulub meile. Ja teate, kui kurat tahab tulla ja võtta selle võtme ära, et temal oleks täielik meelevald selles kojas. Kui issand ta rääkis, kui üles ärkasin, ma küsisin kohe, et kas see oli minu jaoks või pean ma seda jagama siin. Ja siis mul kohe tuli see selgus, et ma pean seda siin jagama. Ja ta läks ja tõmbas selle uksest selle võtme ära. Ja mina läksin ta juurde sinna ja ütlesin, nüüd Jeesuse nimel sa annad tagasi mulle selle võtme. Ja ta võttis selle ja ulatas mulle tagasi selle. Ja ka ta kadus ise aknast välja, nii kui ta tuli, tähendab. See võti peab olema meie käes, keda meie lubame sisse tulla. Kas me lubame Jumala headusel, armastusel, püha vaimul? Kas me lubame Jumalal sisse tulla meie kotta? Või keda me lubame sisse tulla siia? Nii, kiitus Jumalal. Et Jumal tahab, et me oleksime täielikult üle antud. See koda siin oleks täielikult puhas ja püha. Täielikult üle antud, eks. Ja sa tead seda, et sinul on see meelevald antud. Kui Jeesus ütles kord Peetrusele, et sinule ma annan taevarigi võtmed ja mida sina maa peal seod, see on ka taevas seotud. Ja sa võid teada seda, et kui kurat tahab tulla, ja ma tean, et kui sa oled püha vaimu saanud, sa koged selle ära kohe, et see, kes tahab sisse tulla, kes tahab rünnata, see on vaenlane. Ja sina pead ütlema välja, sul ei ole meelevalda. Sul ei ole meelevalda. Nii, see oli mu unenägu. Aga siis läks see unenägu edasi ja siis ma vaatasin, siis tulevad läbi põranda tuleb, pisikesed nagu poiss ja tüdruk niimoodi koos. Ja ma kogesin ka, et see ei ole ka Jumalast. Ja selle lihtsalt ütlesin välja siit. Nii kui nad põrandalt järsku üles tõusid, nii nad see kadusid ka. Siis nad üritasid uuesti, siis ma ütlesin jälle. Ja siis kadusid jälle ära. Tead, on sellised väiksed tegelased, on suuremad tegelased, eks. Need ei tahtnud võtit võtma minna, vaid nad tahtsid tulla kiusama lihtsalt. Ja samat moodi me peame ka nende väikestele teemuritele, nii kui Margus ütles, need pisi taskupatud, eks ju, või need olukorrad, mis on, ka neile peame ütlema, hei, me ei ole sõna ütleb väga selgelt, meie ei ole selles maailmast, kuigi me elame siin, me elame täna siin selles maailmas, aga me ei ole selles maailmast. Me ei lähe kaasa nende asjadega, mida maailm pakub. Nii, kiitus Jumalale. Ja
jah, see on kõik praegu ma pikemalt ei räägi praegu.